Meie tänane saatekülaline ei ole käinud lihtsalt radu pidi. Tema eluteekond on olnud täis rõõme, kuid rohkem kurbust. Vaatajana võib tunduda uskumatuna säärane ebaõnn ning julmus, kuid Tambet Viljandi elu ei ole lihtne olnud. Tambet, räägi meile veidikene, kuidas sa üldse sattusid siia? Pärast keskkooli käisin siis puukoolis Viljandis. Tulin siis suurlinna, mõtlesin, et kõik läheb hästi. Kuid elul olid minu jaoks teised vingerpussid välja mõeldud. Sattusin siis suurfirmasse tööle. Algul oli kõik hästi, kuid siis hakkasin tajuma bullingut. Kas sa mingil hetkel näiteks üritasid neile üldse vastu hakata? Alguses küll, aga siis ma leidsin, et see on mõttetu, sest üks ei saa 20 puussepa vastu. Oled sa abi kuskilt otsinud? Jah, kindlasti. Meil oli töö juures ka oma psühholoog olemas. Läksin tema jutule, tema ütles, et sa pead ise olema tugev ja võitlema sellele ise vastu. Üritasin neid sõnu kuulda võtta, aga see ei aidanud. Sul oli ka raske lapsepõlv, Tambet. Räägi, kuidas suhted su vanematega on? Vanemad jätsid mind maha, kui ma olin kõigest 15-aastane. Nad läksid Ameerikasse. Rikkust otsima. Aga, Tambet, kas sa tahad teada, kus su vanemad praegu on? Ma ei tea, mida öelda neile, kui ma peaksin seda tegema. Ma ei oska praegu selle vastust öelda, aga ma tahaksin enda isale paar sõna öelda. Et ma armastan teda. Nad on Hankos, Soomes. Ameerikas siiski. Aga mis sa arvad? Kui läheksime nüüd koos firmasse Eesti Nuga ja vaataksime, mis ütleb juhataja meile nüüd koos meiega? Ainult siis, kui teie tulete kaasa. Üksi me sinna tagasi, ma ei tahaks minna. Tõesti ei tahaks. Tambet, kas tahad lähme Eesti Nuga kontorisse? Hea küll. Tambet, siin ukse taga asub su juhataja kontor. Palun, mine. Tambet, mul häid uudiseid. Eesti Nuga on pankrotis. Ma andsin nad kohtusse ja nad kaotasid Euroopa kohtus pudlimise pärast. Palju õnne, Tambet.